Nii, ma juhataks kiiresti sisse siis järgmise ettekande. Meil on au ja mul on väga meeldiv öelda meie järgmiseks esinejaks on Anu Virovere. Ma arvan, et seda nime ma ei pea palju siin tutvustama, nii et palun. Aitäh. Ma ei näe, kus on see pult. Tere minu poolt kõikidele ja ma siin ei ole. Küll. Et ega mul vajagi ei ole. Et me räägime nüüd meeskonnatööst ja usaldusest, et kui te kuulasite kvaliteedijuhtimisest, et tegelikult ilma sellise koostööta ja me kindlasti ei jõua mingile kvaliteedile. Ja kõik need planeerimise ja plaanimise tööd, et kuidas sinna jõuda. Et selles mõttes see koostöö ja meeskonnatöö on tõusnud niimoodi juhtimise keskseks ülesandeks. No, et kui igaüks võib vaadata iseenda peale, näiteks alates kodust ja perekonnast, kui palju me teeme koostööd, kas me teeme ja miks me ei tee. Ja nüüd Peter Drucker, keda siin eespool juba korra toodi, et ta on öelnud, et tegelikult see, mida me peame õppima, et ma enam ei õpeta, kuidas juhtida teisi, ma tahan õpetada, kuidas juhtida ennast. Ja ütleme, see, millest me täna räägime, on just see, et kuidas saada selliseks heaks juhiks. Nii, et selles minu organisatsioonis või minu allüksuses koostöö toimiks. Ja see iseenda juhtimine on kõige keerulisem asi, et algab iseenda tundmisest, et kas me tunneme iseennast. Et võiks ju küsida, et kas me teame, kui võimekad me oleme. Et inimesel on kirjeldatud, on umbes 2992 erinevat võimet. Ja sünnipäraselt inimesel arvatakse, ümarduselt 3000 võimet. Sünnipäraselt on meil siis nendest võimetest 1% oluliselt üle keskmise. Keskmiselt me oleme kõik väga head. Nagu Gerd Kanter me ilmselt ketast ei heida, aga ketta võime kõik teele lennutada. Ja nüüd küsimus. See 30 asja, 1%. Kas te teate, igaüks nüüd mõttes loendage neid asju, millest te olete siis väga võimekas, oluliselt üle keskmise ja selle 30 hulgas on mõni, kus te olete puhas geenius. Ja need uuringuid on tehtud, igas ühes meist on geenius peidus. See on see, et see iseenda tundma õppimine oma võimete, et me peaks minema tagasi lapsepõlve vaatama, kus need võimed meil avaldusid, et see on väga oluline. Ja nüüd, mis siis on see 21. sajandi töökoht? See raamat on ilmunud küll juba 10 aastat tagasi, aga see raamat, seda on Eestis saadagi, ma ei tea, ta veel müügil on, aga et mis see 2020. aasta töökoht on? Ja väide on, esiteks, muutuvad kõik põlvkonnad. Praegused siin saalitäis noori, Y ja kohe tulemas on Z põlvkond, mõni X ja mõni vanake on ka sees ka rehvanud veel. Need põlvkonnad erinevad kardinaalselt. Ka Y enam ei ole nõus tegema tööd ainult raha pärast, aga ei ole nõus tegema tööd ka ilma rahata. Ta tahab elada ja töötada samal ajal. Kohe tuleb tööturule Z, mis on alates 97 ja ta mingil juhul ei ole nõus tegema mõttetut tööd. Ta tahaks, et tööl oleks suurem tähendus ja see paneks ta silmad särama ja teda ei saa osta ära rahaga. Kuigi jälle kõik need, mis uuringud on tehtud, hästi palju on magistritöid ka Eestis tehtud ja uuritud, nad kindlasti ei ole nõus väikese palgaga tööd tegema, aga nad tahavad teha säravate silmaga, tahavad teha head tööd, mõttega tööd. Ja seesama 20, nüüd see meie sajandi töökoht tugineb koostööle. Et kuidas seda koostööd teha ja hästi palju viimasel on uuringuid, et mis asi on koostöö. Kui me räägime kaugtööst, muutunud töökorraldusest, siis tegelikult koostöö, nagu siin öeldud, see definitsioon peab sisaldama 4 kriteeriumi. Kui me tahame terve pika projekti alates plaanimisest ja projekti kirjutamisest kuni ehituse valmimisena saada selle ühtlase kvaliteedi, siis me peame selle koostöö kuidagi kirja panema ja ära defineerima. Ja siin ta ka, et ta peab hõlmama erinevaid tasandid. Me peame looma reeglid indiviidi tasandil, grupi tasandil, organisatsioonid ja organisatsioonide üleselt, mis väga sageli on näiteks ehituses väga palju. Ja
Teine asi, et me peame aru saama, et see koostöö erineb teistest mõistetest. Ma pean talle andma kindla sisu, mida ma selle all mõtlen ja mida ma sealt ootan. Ja kindlasti nii, nagu see kvaliteet, ta peab sisaldama ajamõõdet. Muidu me sellest koostööst rääkida ei saa. Ja hästi palju on teda defineeritud, et see on protsess. Koostöö on protsess, ta ei ole otseselt tulemus, ta on tegevus ja see on selle tulemusena meil üks ühine jagatud eesmärk, me peaks mõistma. Ja üldiselt, kui vaadata tööjaotust Eestis ja väga palju erinevates organisatsioonides, siis meil on igaühel oma töötükk. Ja ma nagu teen oma tööd, aga ma peaks samal ajal silmas pidama seda lõppeesmärki. Ja meie töö sisu muutub juba sellel hetkel, kui ma igal etapil pean silmas seda lõppu, kuhu ta peaks välja jõudma. Nüüd see jagatud eesmärk on, mis väga sageli paljudes ettevõtetes jääb puudu. Ja nüüd see on Tartus tehtud reaalselt uuritud koostööd. Seal oli küll toiduainete või sellises toiduga seotud tööstuses, aga kuidas see koostöö oli korraldatud, et see reaalselt, et kuidas luua need protseduurireeglid, no kui me räägime siin lean managementist, eks ole, kui tahame panna selle tõesti kõik, siis see reeglistik ehk mängureeglite kirjutamine on kõige keerulisem asi. See on otsene juhtimisülesanne. See peab olema nagu, see ei ole lihtsalt, et kuidagi tuleb välja. Ja nüüd ongi, et see, et kõigepealt on see sama kontekst, me oleme siin näinud, meil oli siin ehitusplatsi, kuhu ma selle panen, mis on need eelnevad tegurid ja tuleb. Ja nüüd kõik algab, ütleme, selle lõpptulemi kirjeldamisest. Ja see lõpptulem koosneb vaheetappidest, mis peaks olema kirjeldatud ja mille kaudu see koostöö. Ja selle tõttu see on päris keeruline selline juhtimisülesanne. Aga muidu me ilmselt kvaliteetiga ei saa tagada. Ja nüüd, mis kõige, millest mina natuke räägime, on siis need koostööle omased käitumisviisid. Kas meil on meie suhtumises ja oma olemuslikult me teatud asju ja teatud suhtumisi peame muutma. Vastasel korral meil see töö ei edene. Ja see suhtumise ja mõtteviisid ja võiks olla kõige raskem on muuta mõttemudeleid. Et muuta seda mõtteviisi. Ja nüüd on need mõisted, mille järgi tänapäeval selle koostööd ja organisatsiooni kultuurist oli siin ka sõna, kas me muudame seda. Ja nüüd uuringud, mis on tehtud, on siis kõige esimene on siis positiivsed töösuhted, kuidas neid kujundada. Nüüd tööalane heaolu on tõusnud ette riika. Töörõõm. Nüüd võti, millest me nüüd tänasi räägime, on see positiivne juhtimine. Et mida see tegelikult tähendab, et me selle oleme loonud. Väga palju räägitakse positiivsest psühholoogiast, mis on akadeemilise psühholoogia juhtimissuund. Et küsimus on see, et kui sa, nüüd hiljuti tuli uurimine, ma ei tea, kes kuulis uudistest, kes läbi CV Online uuris, kuidas me oma juhtidega rahul oleme. 52,% ei olnud rahul juhtidega. 35% vastas, et nad on nõus loobuma 1/3 palgast, kui saaks uue juhi. Jah, et ma mõtlesin, et võib-olla on toid IT-mehed sellepärast, et teised ei saa nii palju palka, et oleks nõus 1/3 loobuma. Aga küsimus, ja siis samal päeval tegi TV3 küsitluse telefonis, et kas teil on hea või halb juht, siis ka 44% vastas ei ole. Kui me oleme uurinud töömotivatsiooni ettevõtetes, siis me tuleme tööle säravate silmadega ja motivatsioon kukub ühe aastaga väga madalale. Üks viga, mis meil töö juures on, miks meil see motivatsioon ära kaob, on see, et meil on liiga pingeline töö. See on väga sageli halva planeerimise, liiga pingeline, me peame rohkem ja rohkem, kuidagi see töö ei ole, see töörõõm kaob ära, kui on liiga pingeline, et paeks on parasjagu ja küsimus, et kui meil on siis pinge, siis on nagu rohkem tehtud, siis tõenäoliselt ei saa rohkem tehtud ja tulemus ka on kehv. Nüüd see, mille järgi siis mõõdetakse, on see sotsiaalne, füüsiline ja vaimne heaolu. Ehk siia tuleb ka juurde psühholoogiline heaolu ja see on siis kõige rohkem on siis uuritud, mis motivatsioonile kavas aitab, on siis psühholoogiline heaolu ehk head suhted. Head suhted töö juures, suhted ülemusega. Ja üks uuringus, mis näitab, et me tuleme tööle organisatsiooni ja siis lahutame ülemusest ehk lahkume
halbude suhete tõttu. Ja meil on päris palju. Isegi nüüd, kui meil on tegelikult tohutu tööjõupuudus, kuuleb juhtide käest veel lauset, meil on ukse taga pikk järjekord, sa võid minna, kui sul tahad. Kusjuures see lause on täiesti oma, esiteks ei ole järjekorda, teiseks häid töötajaid tuleks igal juhul kinni hoida. Nii et see töörõõm on kadunud väga paljudest ettevõttest, vähemalt meie uuring. Oli ja siis tuli see liiga kiire, liiga pingeline, suuremad, kaugemad eesmärgid ei ole, on mingi konkreetne tööülesanne. No ütleme, tootmisettevõtetes, mis on kindlasti töörõõmu ära võtab, on tükitöö. Ja teine on tulemuspalk. Kui arvata, et need suurendavad motivatsiooni, siis tegelikult tal on täiesti vastupidine mõju. Ta mingi lühike aeg, aga siis enam mitte. Nii et tükitöö ei võimalda koostööd teha, kindlasti ta ei lisa seda, et me teeme tükke. Nii et see on need, millest siis tänapäeval juhtimisteooriates räägitakse, erinevad autorid võtavad ühe siit nendest, aga lõppude lõpuks kõik kokku moodustab siis see töörõõm ja siis lõpuks tulemuslikkus, selles lõpub tulemis. Ja nüüd see organisatsiooni kultuur, ehk see õhkkond, kus me tegutseme, mis see suhete süsteemi loob, et see on siis, eks ole, sõltub siis sellest, kuidas me siis lõpuks käitume, milline kontekst ja kõik need viimase aja uuringud siis maailmas näitavad, et organisatsiooni kultuur on otseses korrelatsioonis juhtimisstiiliga, õieti mikrokliima, ehk kindel stiil annab ka kindla mikrokliima või suhete süsteemi organisatsioonis. Et tegelikult on praktiliselt nagu üks-ühene. No ütleme, Eesti läbi viidud juhtimisuuringud, viimane oli 2015, EBS 2011, seda tegid siis 3 ülikooli, Tartu Ülikool, EBS ja Tehnikaülikool, ennem seda oli 2002, see oli kohe hästi ammu, seal uuriti ainult tippjuhte ja kõigis juhtimisuuringutest tuleb välja, esiteks 2011-2015 meie ei ole juhtimine läinud paremaks. 2011 tegi Tehnikaülikool tootmisjuhtide uuringu ja jõudis ka selleni, et väga palju neid, ütleme, kas kui siin räägiti lean management'it, et selliseid uuenduslikke juhtimise paradigmad väga vähe kasutatakse, et neid praktiliselt ei ole. Nii et meil on, ja see, mis nagu probleem on, me oleme võrdlemisi palju koolitatud ja informeeritud ja me õpime ja me nagu teame, aga me ei tee. Et see on see, mis on, mis siin arutasime, teie kooli headus, et kui selle kooli ära lõpetast oskab midagi teha ka, aga väga tihti, kui lõpetad ülikooli ära, tead küll, aga teha ei oska midagi. Et küsimus ongi, et me võime vaadata samamoodi, kuidas me matemaatikat ja kõike õpime faktipõhises koolis, aga kas me oskame seda kasutada. Enamus üliõpilasi neile ei meeldi mingi valemitega ained, mida ülikoolis õpetatakse, aga ometi on koolis nii palju seda matemaatikat õpetatud, aga miks siis ei meeldi, jah? Et see on küsimus, et kas ma siis saan. Nii et kujunevad sellised sisemised psühholoogilised tegurid, mis määravad selle, kas mulle meeldib see töö ja kõige hullem see motivatsiooniuuringust on see, et ma võin olla väike geenius matemaatikas, aga kui matemaatikaõpetaja ei meeldi, siis ma ikkagi ei õpi. Ja samamoodi on kui töö, ma võin olla väga osav oma töös, aga kui mul töö on vastumeelne või suhted on halvad, siis ma ise ka ei saa oma võimete juurde. Ma ei saa kasutada oma võimeid, kui mul see asi ei meeldi. Ja see ongi see, mille peale siis tänapäeval tööpsühholoogias, kuidas luua keskkond, kus ma tahan, mitte ei pea töötama, ma tahan töötada, kus mul meeldib olla ja kus mu võimete uks läheb lakki. Nii et kõik algab siis juhtimisest ja kindlasti see väline keskkond, kus me oleme, see kindlasti mõjutab. Ja nüüd, mis see meeskonnatöö siis on? Ühine eesmärk ja meeskonnatöö ja koostöö nagu erinevad. Meeskonnatöös on selge see, et meeskond saab luua, ütleme, seltskonnas, kes on maksimaalselt, ütleme, 12 inimest. Et kui me tahame siis, et näiteks meie osakond on suurem, siis me võime sinna mitu meeskonda, me võime koostöö teha meeskondade vahel, aga tegelikult meeskonnana koostööd, kui te võtate pallimängu peale, siis ka seal ei saa. Jalgpallis on natuke rohkem, aga üldiselt, et korraga meeskonnana tegutseda. Ja samamoodi
ütleme, meil on päris head meeskonnatööd osakondade siseselt. Jah, mõnes osakonnas on päris hea koostöö ja ka isegi mõnes kohas meeskonnatöö. Aga see meeskonnatöö on just see, et meil on ühine eesmärk, meil on jagatud rolli ja nüüd kõige keerulisem, mida meie uuringutest on välja tulnud, mina teen oma tükki pidamata silmas seda lõppeesmärki. Ma ei suuda nagu sellele, näiteks me tehnikaööks on mitu tehtud, ütleme IT-firmade peal, me kirjutame mingit tarkvara ja lõpuks, nagu te teate, silumiseks, kui me siis kõik oleme tükid kokku kirjutanud, läheb kordades rohkem aega kui selle üksikute osade, et see kõik kokku sujuks. Ja selle tõttu see koostöös on väga oluline. Nüüd rollide omaksvõtt on see, et meile nagu meeskonna juht tavaliselt jagab, sina teed seda, no tema andis mulle, aga kas mina võtsin. Ja nüüd keerulisem meeskonna tegemisel on see, et kas inimene, kellele see töö jagati, võiks öelda selle rolli ära ostis. Ja see omaksvõtt, me ei ole sellele mõelnud. Me nagu formaalselt kirjutame töölepingule alla või saame selle töö mõtlemata, kas ongi minu roll. Nüüd otsustamine, kuna siis see kõige keskseks kohaks on siis otsustamine. Et inimene saab vastutada ainult selle eest, mille ta ise on otsustanud. Mina ei saa vastutada teise inimese otsuste eest. Ma võin käsku täita. Ma võin kuuletuda, aga ma ei vastuta. Ja siin ongi võti. Selle tõttu siis see otsustamine on see, et see peab olema konsensuslik otsus ja mulle peab tunduma, et selles rolli jagamise oli minu otsus. Mina, Anu, võtsin selle töö. Mitte mulle ei antud. Ja see eesmärgi saavutamine, kui meil on, siis see meeskond läheb tööle. Suurtes organisatsioonides me räägime koostööst öeldakse meeskond meeskondadest. Ehk osakondade ülene koostöö, organisatsioonide ülene koostöö ja see on siis see. Nii et see meeskonnatöö on siis üks osa koostööst, aga me ei saa kunagi öelda, et me terves suures organisatsioonis jõuaks siis meeskonnatöö, see on võimatu. Meeskond peab olema hoomatav hulk inimesi, see on siis meie operatiivmälu maht on 7+-2 elementi, no rohkem ei jõua korraga silmas pidada. Üks uuring on tehtud, kelle oli 12 last on, peres oli ja siis, et kas isal emal käib pilk korraga kõigist lastest üle ei olnud. Liiga palju, et osa oli fookusest väljas. Nii et meil on siis see ühine eesmärk ja sellest, kui me selle ühise eesmärgi oleme omaksnud, siis tuleb see suurepärane tulemus. Ja kui ei ole, kui minul on oma eesmärk, siis seda jagatud head tulemust ei ole kindlasti olemas. Ja nüüd, kuna see grupp muutub meeskonnaks, nüüd see on siis see, et liidri positsioon muutub liikuvaks. Ehk iga meeskonna liige tunneb ennast liidrina teatud valdkonnas. Sest ta otsustas ise, ja me selle määrame. Ja nüüd see sama individuaalne vastutus on lõppresultaadist ühine vastutus ja mul on ka muidugi oma tööst vastutus. Teine on siis see probleemide lahendamine on elustiil. Me ei pääse kunagi ilma probleemidest. Igasugust suhte ja teie üks probleem järgneb teisele. Aga me peame vaatama nii, nagu kirjutatakse Toyota katas, et kõik probleemid on nagu kalliskivid, et siis see annab meile võimalus edasi minna. Ja kõige see olulisem see, et igasugust efektiivsust või tulemuslikkust tuleb hinnata grupi tulemuse alusel. Ehk ära peab jääma see nii personaalne tulemuspalk kui personaalne või see tükitöö, vaid see kollektiivne tulemus. Ja see lisab seda koostööd, et me tõesti tahame teha. Ja nüüd läbib see grupp kindlasti selle konflikti faasi. Miks väga sageli me nagu ei õnnestu, kõik on just see, et me selle konfliktid jätame lahendama. Konflikt on, kui me rolle jagame, küsimus, kes vastutab, nii et see koostööle me jõuame läbi eduka konfliktide lahendamise, kui me jõuame. Nii et see arenguetapid on see, need on küsimused, kui te saate slaidid, siis jälle indiviidi küsimused ja grupi küsimused. Küsimus, mis kõige rohkem tüli tekitab, kes mind juhib, kes kamandab, kas mina ise. Ja mida minult oodatakse ja selgub need juhid ja need õpetajad, kes suudavad õpilasele kirjeldada ootusi. Mida ma ootan, näiteks me õpime sel aastal seda ja ootan, et kevadel või jõuad sinna või doktoritöö juhendaja ütleb, et ta ootab seda tulemust, kirjeldab ootusi, mis see võiks olla.
Nii et kuidas me siis ülesandega toime tulema, et see on oluline. Ja võtmeküsimuseks on, millest me jõuame veel täna rääkida, on usaldus. Me jõuame meeskonnatööni, kui me ei voola usaldusse, vaid me hüppame. Ja vahe on selles, et kui keegi võtab ülemus mind tööle, siis tema peab mind usaldama a priori. Juht peab usaldama oma alluvaid a priori. Aga mina juhti ei pea usaldama. Tema peab usalduse ära teenima. Ja siin on see vahe. Meie peaks, kelle me oleme tööle võtnud, usaldama, ja niga kui ta meie usaldust pole petnud. See on üks eetika põhinõue, ja? Et me peaks. Ja nüüd see hüppamine, see usk teise inimese headesse kavatsustesse, see on see, mis paneb aluse meeskonnatööle. Ma usun, et ta annab endast parima. Ja nii me siis hüppame sinna usalduse mingil hetkel. No usaldamine on näiteks riskiga seotud, nagu te teate. Ja nüüd ütleme see, kui me siis kõige rohkem oma tööd naudime, see on siis optimaalse kogemuse teooria, selgub, et meeskonna või koostöös meie nauding tööst võib olla kordades suurem. Ja see on see, et tegelikult inimene naudib tööd, kus ta saab ennast pingutada. See on ka tippsportlaste uuringust, ja kui ma pingutasin. Kui ma pingutada ei saanud, siis ma seda tegevust ei nautinud. Aga ma pean teadma, et töö on lõpule viida. Sooritatav, jah? Ma saan sellega hakkama. Kui tundub, et see ei ole lõpule viidud, siis ma ei saa pingutada ja ei saa nautida ka. Ja tippsooritus, see on siis see, mul on sisemine rahu, ma tunnen, et kuulun meeskonda, ja ma ei pea muretsema enda pärast, mul on kindlad eesmärgid, keskendumine, Gert Kanteril oli 75+, kui ta alustas kunagi Raul Rebasega tööd. Siis sellega ta küll olümpiaga kulla sai palju väiksemaga, igatahes mitte 75-ga. Nüüd keskendumine intuitsioon, see on igasuguse töö tegemise, kui me vaatasime siin seda planeerimist, siis tegelikult see mingi kogemus, mis teil on tööst, siis see kogemusest tulenev, see ei ole see teadmine, vaid on sisemine, see tulev tarkus. Ja uuringute järgi, sellise tegevusega tegevatel inimestel teadmisi, mida te teate, on umbes 20% kõikidest teadmistest. Kõik ülejäänud on see, et sa ei tea, et sa tead enne, kui on vaja otsustada. Ja siis saad teada, et sa tead. Ja ütleme siin õppimine täpselt samuti, et kui midagi räägitakse, et tavaliselt täiskasvanud inimese õppimine, ega ma midagi ei ole uudis, mis räägitakse. Aga ma saan teada selle kuulamise käigus, et ma juba tean. Ma olen kogu aeg nii mõelnud, eks? Ja nii ma saangi teada. Nüüd toetusarmastus, ja see on seal tippsoorituse, tippsportlaste uuringus tuli välja, et kui naine oli mehele musjanud, seal uuringus on teinud meesportlased, et siis tal sai parema tulemuse, ja siis oli selle uuringu alla kirjutatud, et naistele mõjub ka musi hästi. Ja. Aga seda ei uuritud. Ja mõttekujundid on just see, et ma näen, kõige tähtsam on, et ma võin ette kujutada visuaalis seda, kuhu ma tahan jõuda. Kui ma suudan tulemust visualiseerida, siis ma suudan seda saavutada. Walt Disney ütleb, et kui sa suudad unistada, siis sa suudad alati unistuse täide. Ja see visualiseerimine on siis see võtmeküsimus. Ja kindlasti optimism, usk sellesse, et kõik läheb hästi. Mul õnnestub. Ja kui ma usun, et mul ei õnnestu, siis mul ei õnnestu. Ja nüüd kogu siis see positiivne psühholoogia 21. sajandil on siis nende positiivsetele tunnetele keskel. Loome positiivse keskkonna ja katsume seal olla. Ja nüüd on küsimus, et millest siis see usaldus sõltub, keda te usaldate ja keda ma ei usalda. Teine küsimus, miks ma peaks seda usaldama, on ju nii. Ja nüüd ma räägin sellest raamatust, et kui teil on võimalus, siis ostke kõik, kes juhina töötavad. EPS kevadel andis selle välja, oligi selline konverents, usaldusväärne juht, ja ta räägib, et need harjumused, ja muide raamatus on ka harjutused, kuidas ise ennast tundma õppida, ja siis oma usaldusväärsuse indeksi välja arvutada, et siis saate teada, kui usaldusväärne te olete. Ja see raamatu kirjutamine algas sellest, et kui ta oli noore mehena tööle läks ja tema ülemus vaatas talle otsa, ütles, et tead, John, sa oled liiga kena inimene, et juht ei saa olla kena inimene. Ja siis ta kogu oma elu pühendas sellele, et tõestamaks,
et juht saab olla kena inimene ja ta siis ka jõudis sellele ja nüüd on ta siis juhtide koolitaja, et kuidas olla siis see kena inimene. Ja nüüd ta väidab, et see usaldusväärsus, et juht oleks usaldusväärne, et teie organisatsioon oleks usaldusväärne. See püsib 3 sambal. Esimene on võimekus. Võimekus, ta ütleb, et see võimekus koosneb intelligentsust, me vaatame, mis seal juures on, teatud kannatlikkusest, sihikindlusest, hoolivus ja ausameelsus. Ehk igasugune see maja või organisatsioon püsib 3 sambal ja ta rõhutab ka, et ja 9 harjumusel. Ja nüüd need 9 harjumust, igaüks mõelgi enda peale, kas teil on. Ole järjekindel. Eesmärgi saavutamine võtab alati aega. Kauem, kui me tahaksime, et sihile jõuda. Ole aus. Nüüd küsimus, kas me oleme ausad ja kas me oleme alati ausad. Või nagu kunagi on öeldud, rääkida tõtt ja ainult tõtt, kuid mitte kogu tõtt. Ja kui meil on see mõtteviis, siis nüüd ole avatud. Räägi ausalt näiteks puudustest, mis on väga raske Eesti inimesele eest ja inimene vigu ei ole nõus tunnistama kõikide uuringute järgi. Sest kui ma ütlen, ma seda tegin valesti, siis mõni ütleb, on loll. Loll ei tahaks olla ja jätab vead tunnistamata. Ole alandlik, see on uus sõna ja seda nagu me ei ole kasutanud, ehk juht peab olema oma alluvate teenistuses. Ehk ta peab aru saama, et tema saavutus ei ole see kõige tähtsam. Evangeliseeri on jällegi üks uus sõna, ehk kanna ise oma sõnumit. See on siis see püha sõnum. Ole vapper, ole lahke, ole tulemuslik ja tegutse coachina. Muidugi eesti keelde tuli uus sõna kootsima, aga see ei ole hea tõlge. Kootsima tähendab jalgu lohistama, nii et vaevalt, et see nagu hea oleks murdekeeles. Ja nüüd ta ütleb, et see kasumitempel, mis oli 20. sajandil, on igavesed. Seate eesmärgiks kasumi, siis te langetate valesid otsuseid. Siin räägiti kvaliteedist, seame eesmärgi kvaliteetselt teha ja kasum tuleb selle järgi. Nii et see kasumitempel oli ainus eesmärk või kasum ja tugines see siis võimekusele või intellektile ja võimule. Ja nüüd on võim läinud. Uus põlvkond ei tunnista ülemvõimu ja tema ütleb, et see kolmiktulem on siis esindab uut püüdluste tasandit nii finantstulemustes kui ka inimsuhetes. Sest kui meil on äri, siis ega me seda tulemuslikkusest ei saa loobuda. Äri on kasumit taotlev ettevõte. Aga küsimus, kas see kasum on eesmärk või tagajärg? Õige tegutsemise tagajärg. Et see on see, mis tuleb välja. Nii et usaldus ja usaldusväärsus on siis võti ja näiteks ehituses on see kindlasti see, kas me saame seda firmat usaldada, kas ta on usaldusväärne ja nii edasi me võime küsida, millest siis on. Ja mõelge, keda teie usaldate. Valitsust me eriti ei usalda. Inglismaal läbi uuring oli, et me usaldasime pankasid 9,7% inimestest usaldas. Ülejäänud ei usaldanud. Ja? Et kas me usaldame neid, keda me võime üldse usaldada. Ja see on psühholoogiline seisund, mille puhul on valmis olek olla haavatav, sest teie usaldasite aga äkki ja tugineb positiivsele ootusel teise inimese käitumise või kavatsuste suhtes. Ja ega usaldavad ei ole, aga me võime harjutada. Ja selle kohta ütleb üks teine suur juht, see oli Olari palju aastaid tagasi tegi väga hea panga ja siis ta ütles, et ta oli seina peal loosungi parem paar korda petta saada, kui kogu aeg kahtlustada. Ja ta saavutas väga suurt edu. Veel aastal 2011 oli neil suvepäevad, kuigi organisatsioon müüdi 98. Nii et sellest ta midagi suutis luua sellist, ja ma ei ole kuskil kuulnud paremaid lugusid juhist kui Olari Taadist. Jah, aga ta tegi panka. Just. Nii et mis see võimekus on, see viitab meie professionaalsele kompetentsile. Täita eestvedamise põhiülesannet. Eks ole, kui te juhina töötate, siis te eestvedamine on teie põhiülesanne. Ja selle tulemusel saavutada tulemusi. Ja saavutada seda, mida olete lubanud.
Ja ta terves raamatus hoiatab, ärge andke tühja lubadus, ärge lubage liiga, sest sel juhul on väga keeruline. Nüüd tulemuste saavutamine, tõesti ära liiga palju luba. Looge süsteem ülesannete täitmisel, see on see, millest meie organisatsioonides puudus on. See sama koostöö või tegutse coachina, ehk siis ütleb niimoodi, et kui vanasti oli juhi ülesanne näidata oma alluvatel, kui tark ta on, siis nüüd juhi eestvedaja ülesanne on näidata alluvale, kui tark tema on. Jah, tuua see tarkus tast välja. No ma ütlesin, teil oli, eks ole, päeva lõpuks te olete siis oma geeniuse siis järgi mõelnud, millest te geenius. Ja ületa ootusi. Ära luba liiga palju, aga sellest, mis lubad, natuke katsu ületada. Et siin me nägime ilusat pilti, kus oli. Nüüd ausa meelsus, see teine sammas on eetiline mõõde. Aususe, avatuse ja õiglustunde. Õiglustundega on pagana keeruline. Kas me oleme õiglased? Kui, ütleme, on kaitsma vähete magistritööd ja hinne on 4 ja 5 vahel. Komisjon muidugi vaidleb panna 4 või 5, aga komisjon on õiglane. Kas panna 5 või panna 4? Mina alati ütlen, et õiglane on panna 5. Kui me paneme 4, siis me oleme alla hinnanud ja oleme teinud kurja. Ja selle tõttu see õiglane olla on väga keeruline. Hinnete panemisel, hindamisel, me räägime võrdsuse põhimõttest, aga võib-olla peaks rääkima õiglasest. Ega mehed, naised ei taha võrdsed olla, me tahan valimistel küll, aga muidu me ei taha meestel moodi olla. Pea olema ühte moodi. Ja kolmas on see hoolivus, näitab meie muret teiste heaolu pärast. Selles asjas on meil väga-väga suur kasvuruum. Üks EPSi magister kevadel tegi uuringu võrreldes Taani juhte ja Eesti juhte. Ta valis 30 ettevõtet, kus on, selle pärast valiski, et Eestis on 30 ettevõtet, kus on taanlasest juht, 30 Eesti ettevõtet taanlasest juhiga, 30 Eesti ettevõtet Eesti juhiga ja 30 Taani ettevõtet Taanis, mida siis uuris. Ja esitas küsimuse, kas meie suhtumised oma töötajatesse hoolivuse kõige poolest põhiväärtustes, kas taanlased ja eestlased erinevad. Nagu teate, taanlased on üks kõige õnnelikuma rahvas olnud, see õnnetabelites kogu aeg ees, seal on kõige väiksem vahe suurte ja väikeste palkade vahel, meil on ja suurem palgavahed tipu ja alumise vahel, vähemalt Euroopa Liidus, võib-olla kuskil on veel, aga selle uuringu järgi, ehk nad olid hoolivamad. Nad olid palju lähemal võimul, nad kaasasid palju rohkem, see oli hoopis teine. See võib-olla peaks veel uurima, aga see on nüüd üks töö, mis me tegime. Ja see usaldus, mis meil kõige rohkem hävitab, kui keegi ei tegutse sinu huvides, vaid kasutab sind ära, ütleks eestlane. Et meid on ära kasutatud ja see on tohutu hull asi. Nii kui sa tunned, et sind on ära kasutatud, see oli ka just ehitus, kurtis, et ma ei saa enam mehi ületunde tegema, isegi siis, kui ma luban maksta. Ma küsisin, kas sa ennem ei maksnud? No ei maksnud, ja ütles, et enam laupäeval neid välja ei saa mitte mingi väega. Ja ei saagi, sest kui meid oli päris kõvasti on ära kasutatud, siis ma enam ei tule. Nii, nüüd valik olla aus. Küsimus on see, mõelge järgi, miks on raske olla aus? Kõik ausalt südame pealt ära rääkida. Räägi nüüd ausalt ära, kus sa käisid. Ema esitab meil küsimus. Räägime me siis. Mõtled 7 asja veel. Valik olla avatud. Mis tähendab olla avatud? Mõelge, kas ma olen avameelselt, et ühelt poolt, kas ma delikaatne peaks olema ja valik olla sisemiselt tagasihoidlik, see on see alandlikkus või humbleness, et maailm ei keerle minu ümber, me oleme kõik siin võrdsed, nagu võiks ka öelda. Nüüd hoolivus, et see valik evangeliseerida, see on oma sõnumit levitada. Kui me nüüd tahame näiteks seda head kvaliteeti saada ja meil on siis kõik olemas, siis me peaksime seda sõnumit levitama. Igas etapis selles, et kuidas seda teha. Ja valik olla vapper. Siis ma leidsin selle tsitaadi, et see on meelerahu palve. Et Jumal anna mulle meelerahu leppida asjadega, mida ma muuta ei suuda. Julgust muuta asju, mida ma muuta saan ja tarkust nende kahe vahel vahet teha. Me tegelikult siin komistame. Me saaks palju asju muuta, teha teisiti.
jah, me ei pea leppima kõigega, väga paljude asjadega. No kas ma julgen öelda? Võib-olla siis homme ei tööta siin, jah. Aga me tegelikult on vaja mõelda. Ja nüüd vaadake selle valemi peale, mõelge, mul vist hakkab varsti aeg läbi saama, et usaldusväärsus on siis korrutis. Kui te olete väga võimekas ja väga edukas oma töös, nüüd, aga kui üks sammastest on 0, siis korrutis on 0. Sest võimekusest üksi on vähe. Ja see ongi see korrutustehtus kõige parem, eks ole, et kui üks on selleks ja palju usaldusväärsem ja parem juht on see, kellel igas 3 sambas midagi on. Ja seal saate numbriliselt välja arvutada, kui te teete seal testid ära, seal on iga selle kohta testikene, panete numbrid kirja, korrutate ära ja saate usaldusväärsuse indeksi. Järgmine kord lähete tööle, tööd, siis võtate ainult selle indeksi kaasa, ei ole vaja personali valida ega midagi. Ja need juhid, kellel siis need 3 sammast on siis usaldusväärsed eestvedajad ja tegelikult iga meeskonnajuhil on seda sama usaldusväärsust ehk seda sama 3 sammast vaja. Ja see 3 samba olemasolu on väga tähtis. Ja kõige keerulisem on olla järjekindel tegelikult. Sihikindel ja öeldakse, et juht on lootuse looja. Juht peab andma mulle lootust, et see asi saab lõpule viidud. Ja see lootus on see, mis 3 sambaga nüüd luuakse, eks ole, ma saan ta peale loota, ma usun. Eestis selle tööelu uuringud näitavad, meil on tohutult palju muret. Me muretseme väga oma tulevikku, me ei looda, et meil kõik läheb hästi. Ja tõepoolest see kannatlikkus ja juht peab seetama, et kõik ei juhtu kohe. Me jõuame sihile, kui me sihikindlalt teeme. Nii et see on. Seda hea sõnum, mõelge, milline on sõnum, mida me levitame, mitte seda, et me oleme tähtaegadest üle, vaid kuidas meil on suurepärane tulemus. Ja üldjuhul iga juht peab oma sõnumit ise rääkima. See, mida ta tahab. Nii et see hea sõnumi ja nüüd, lõpetamiseks, öeldakse, et uus mõtteviis juhtidel, kui sa suudad peas hoida korraga 2 erinevat mõtet, 2 erinevat lahendust, siin räägiti alternatiividest, et kui sa suudad ka selles mõtteviisis, eks ole, ja mõtteviis, mis peab muutuma, on siis tulemuslikkuselt hoolivusele. Ja see on nagu, ja nüüd, kui sa suudad hoida 2 vastandlikku mõtet, ehk lahendusena näed, see on täiesti erinevaid võimalusi. Kunagi ei ole, äris ei ole üks ainuke õige lahendus. Neid on ikkagi rohkem. Ja kui me siis suudame need 2 erinevat võtta, siis ja need lahendused genereeritakse neist 2 üks, see on siis geniaalsuse märk, mis igaühes peidus on, ja? Aga me peaks nägema ja alles sellest tuleb see tervikpildi nägemine või see suur võimalus, selle nimi on siis helikopter mõtlemine, mis annab siis juhile võimaluse näha seda kaugemat siht, näha kõike korraga. Sa tõused nagu selle koha ja see on väga keeruline. Meie haridussüsteem meile väga seda põhja ei loo suure pildi saavutamiseks. Meil on tohutu hulk lineaarseid teadmisi ja seda ei ole. Nii et siit võite lugeda seda integreeritud mõtteviisi, et kas see on mulle omane, ma usun, et on selle ehituse vallas, muidu ei saa. Nii et usaldus on nagu eetika indikaator. Ja lõpetuseks siin on Johannes Pauluse sõnad, et alati, kui te olete äris, siis ta ütleb, et inimesel on loomuses teha seda, mis on hea. Aga ta ütleb, et on 3 head. On õiglane hea, kasulik hea ja meeldiv hea. Nüüd väga sageli ärimaailmas me tahame seda kasulikku head, jah? Aga on siis ka õiglane. Ja siin on siis see ärieetika keskne küsimus. Aitäh! Kõik juba ruttavad kusagile? Kell on palju. Aga paarile küsimusele vastamiseks aega ikka on. Ei ole? Kui ei, siis aitäh. Jah, aitäh.